armas koolipere, lapsevanemad ja külalised, tere tulemast 5. lennu lõpuaktusele. Palume teid püsti tõusta ning elada kaasa meie tänastele lõpetajatele. Andre Saare ja Berit Eerik. Raine Rainomäe ja Berkle Kalaos. Sten-Erik Tamme ja Elis Kraav. Mikko Saukanen ja Elisa-Marleen Trummal. Raul Ruugla ja Sandra Perillus. Kermo Aroso ja Ketter Rool. Kermo Uusle ja Ragne-Liis Mõttus. Markus Rooba ja Eliise Hienur. Markus Udam ja Lisette Palmi. Janeli Alsaar ja Karolin Peterkop. Rasmus Jürgenson ja Krislin Virkoja. Aiki Suits ja Kadi Kõrts. Georg Lee ja Anette Bennert. Romet Kütt ja Birgit Gruppmann. Romel Vahtra ja Keiti Pall. Hanno-Marti Tälts ja Alana Juus. Kevin Klaas ja Rebecca Künnapuu. Martin Neemepahk ja Julia Panašenko. Gregori Sild ja Gerda Metsis. Sten-Martin Lepp ja Kaisa Kaldam. Selin Kasekova ja Nelli Marleen Elias. Toni Svartstein ja Hanna-Liisi Valdas. Mikko Voppel ja Merlin Klemm. Emma-Leen Paalpere ja Kertu Sabukas. Andreas Seeberg ja Kirke Jamnes. Taavi Orro ja Riina Berngard. Ronaldo Ollo ja Kerli Kikerpill. Martin Liukanen ja Ketliin Saar. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaua
Teekond tänaseni on olnud pikk, kuid põnev. Anname sõna Paide gümnaasiumi koolijuhile Margo Sootla. Kallid Paide gümnaasiumi lõpetajad, head lapsevanemad, armsad kolleegid ja külalised, nii siin saalis kui ka sealpool ekraane. Rõõm on teid tervitada kõiki Paide gümnaasiumi 5. lennu lõpuaktusel. Head lõpetajad, tehtud. Ehk võiks just nii lihtsalt ja lühidaltki võtta kokku täna 3 aasta õppimist Paide gümnaasiumis. Ilmselt tegelikkus on olnud mõnevõrra keerulisem. Olete tänasesse hetke jõudnud igaüks oma rada mööda. Mõnel on olnud see sirgem, mõnel kurvilisem, kuid kindlasti kõigil erinev. Rohkem kurve ei tee seda iseenesest ei halvemaks ega paremaks. Ühe tee ei ole teisega võrreldav, vaid see on ainulaadne, samas vajalik ja piisav tänasesse päeva jõudmiseks. Kogemused, mille kaasa võtate, on samuti väga erinevad. Nende täpset saamislugu teate ilmselt vaid teie ise. Millist igapäevast pingutust, enese ületamist, kriitilisel hetkel enda kokkuvõtmist ja miks mitte ka mõnusat kulgemist õppimine teilt erinevatel hetkedel nõudis. Väljaastumisvestlused andsid meile ja ehk ka teilegi kindluse, et nendele 3 aastale vaatate nüüd tagasi rahuloluga ning rõõmu ja tänutundega. Teie olete uhked, et olete jõudnud lõppu ja meie oleme uhked teie pärast. Teie gümnasistielu oli kirev. Juba sisseastumisvestlusi raamistanud kriisiolukord võimaldas teiega esmalt kohtuda vaid ekraanide vahendusel. Kutsehariduskeskuse koolimajja eraldi sissepääs ning koduklassid võimaldasid kokku kasvada küll teie klassidel, kuid mitte terve kooliga. Tundub, et murdepunktiks sai reis Ida-Virumaale, mille tulemusena lisandus tänu teile kooli metoodilisse tööriistakasti SPA metoodika, nii õpilaste kui ka õpetajate vahelise suhete arendamiseks. Ja kuigi meid kõiki hoidis pinges lõputuna näiv vajadus ennast isoleerida ja hiljem alanud sõda Ukrainas, siis kaua oodatud Posti tänava koolimajja jõudmine ja viimase õppeaasta juba tavapärase koolielu ehedus andis ehk meelel pisut rohkem puhata. Paistab siiski, et ega te ei lasknud väga sellest kõigest ennast häirida ja tegite meie kõigi elu koolis põnevaks oma ehedate emotsioonidega, sooviga koolielus kirglikult kaasa rääkida ja kui rääkimisest ei piisanud, siis suutsite oma mõtteid ja tundeid mitmetesse filmidesse valada, kaasates arvamuste horisondile lõpuks terve Eesti. Te nautisite piiride kompamist ja kompamisest õppimist, just nii nagu noored ikka. Teiega koos muutus ka kool selle kõige paremas mõttes. Ja veelgi enam, teie otsus tulla õppima Paide gümnaasiumisse murdis taas kõhklusi ka kogukonnas. Paide gümnaasium paistab küll tore, kuid kas seal ikka on suutlikkust toetada ka väga hästi õppimist? Paide gümnaasiumi igas lennus on olnud väga head õpitulemustega õppijaid, kuid sellel aastal Paide linnavalitsuse kerge, kuid loodetavalt rõõmus ehmatus ja surve niigi kitsale eelarvele teie selle aasta medalite rohkuse tõttu annab järgmistele lendudele kindluse. Kõigil, kes soovivad õppimisele keskenduda, on võimalik seda teha ja nende püüdlust toetatakse igati. Aitäh teile selle eest ja minu õnnitlused kõigile teile, kes täna gümnaasiumi medaliga lõpetavad. Medalid toovad rõõmu, kuid veelgi olulisem on noor ise ainealaste tulemuste taga, olgu siis medaliga või medalita. Mul on väga hea meel, et mitmed teist tõid vestlustes välja, et on hakanud taas õppimist nautima ja sellest rõõmu tundma. Olete usaldanud kooli, vältinud otseteid ning olete leidnud, et tulemus oli ka raskushetke pisaraid väärt. Olen tänulik, et gümnaasium on olnud teie kaaslaseks ja võimaldas teil leida ennast ja oma teed tulevikus. Hoidke seda. Head õpetajad ja koolijuhid varasematest aastatest, kes ehk te täna võib-olla olete teisel pool ekraani, see rõõmuhetk on jagatud koos teiega. Aitäh teile selle töö eest, mida te olete varasematel aastatel teinud. Aitäh teile, head vanemad, kes te siin saalis istute ja perekonnad, kes te olete toetanud neid õpilasi, neid noori. Iga hetk, iga väiksemgi toetus on olnud seda väärt, et nad siin täna istuvad ja teile tänu on sellest
igati vajalik. Ja aitäh teile, head kolleegid, kes te olete 3 aastat nende noorte kõrval olnud. See töö on olnud ääretult põnev, aeg-ajalt väsitav, kuid tänases hetkes ma usun, et rõõmu toov. Head noored, teie lennukaaslane Elisa Marleen on oma eneseanalüüsis öelnud, tsitaadi algus: lõpetuseks tahaksin ma Oscar Wilde'i parafraseerida. Ilu on geniaalsuse kõrgeim vorm ja tegelikult vahel isegi geniaalsusest kõrgem. Lubage, ma annan neile sõnadele rohkem sisu, kui nendes tegelikult on, ja lisan ilule uue tähenduse. Minu peas on ilus võrdne õnnelikuga. Mulle öeldi äsja, et ma näen rõõmsam välja ja ma olen siiralt õnnelikum ja värvikam. Mina usun, et õnnelikud inimesed on ilusad, sest nad on endaga rahul. Nad ei pea ennast kellelegi tõestama. Wilde ei eksinud. Ilu on geniaalsusest kõrgem, sest teadmised ei anna meile midagi, kui inimene õnnelik ei ole. Minust sai gümnaasiumi lõpuks ilus inimene. Kallid noored, liikuge siit edasi oma unistuste poole ja jääge ikka ilusateks. Tugevaid tiibu ja palju õnne teile. Elagu Paide gümnaasium! Ma palun tunnistuste üleandmiseks lavale meie õppejuhi ja igapäevase elu kooshoidja Kersti Viilupi ja kõikide juhiabi Ene Tauruse. Alustame tunnistuste kätteandmisega. 16. juuni 2023. aasta õppenõukogu otsusega väljastatakse lõputunnistused järgmistele Paide gümnaasiumi õpilastele. Esimese tunnistuse saab lõpetaja, keda tunnustame kiituskirjaga saksa keeles, geograafias, liikumisõpetuses ja füüsikas ning tänukirjaga kooli aktiivse esindamise eest õpilasvõistlustel saksa keeles, väitluses, spordis, loodus- ja reaalainetes. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana ja lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Palume lavale ka tema vanemad. Palju õnne, Aiki Suits! Alana Juus. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga inglise keeles, geograafias ja liikumisõpetuses. Ta lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Palume lavale ka tema vanemad. Palju õnne, Andre Saare! Andreas Seeberg, kiituskiri muusikas. Anette Bennert, ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana ja täname kiituskirjaga muusikas. Arina Berngard, kiituskiri vene keeles.
Berit Teerik, kiituskiri liikumisõpetuses, füüsikas ja uurimistöö eest. Birgit Gruppmann. Karolin Peterkop, tänukiri kooli videote kokkupanemise eest ning filmide abil kooli hea mainekujunduse eest. Eliise Hiienurm, kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja tänukiri koolileht Noovuse toimetaja töö eest. Elis Kraav, kiituskiri geograafias, füüsikas ja uurimistöö eest. Elisa-Marleen Trummal, kiituskiri ühiskonnaõpetuses, kirjanduses ja tänukiri kooli esindamise eest õpilasvõistlustel. Emma-Leen Paalpere. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga eesti keeles, geograafias ja tänukirjaga aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös ja selle eestvedamisel. Ta lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Palume lavale tema ema. Palju õnne, Perkle Kalaus! Georg Lee, kiituskiri liikumisõpetuses. Gerda Metsis. Keter Rool. Gregori Sild, kiituskiri liikumisõpetuses. Hanna-Liisi Valdas, kiituskiri muusikas. Hanno-Martti Talts, kiituskiri liikumisõpetuses ja muusikas. Janeli Allsaar, ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana, täname kiituskirjaga liikumisõpetuses ja tänukirjaga aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga eesti keeles, geograafias, ühiskonnaõpetuses ja täname koolileht Noovuse peatoimetaja töö ja küljendamise eest. Ta lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Palume lavale tema vanemad. Palju õnne, Kadi Kõrts! Kaisa Kaldam.
Keiti Pall, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös. Kerli Kikerpill, kiituskiri vene keeles, inglise keeles, liikumisõpetuses ja tänukiri koolileht Noovuse toimetajatöö eest. Kermo Uusleer, kiituskiri liikumisõpetuses ja tänukiri sotsiaalmeedia abil kooli hea mainekujunduse eest. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga matemaatikas. Ta lõpetab kooli hõbemedaliga. Palume lavale tema vanemad. Palju õnne, Kermo Arusoo! Kertu Sabukas, Kevin Klaas, Kirke Jamnes, kiituskiri liikumisõpetuses. Krislin Virkoja, kiituskiri liikumisõpetuses. Kätliin Saar, kiituskiri liikumisõpetuses ja tänukiri koolileht Noovuse toimetajatöö eest. Lisette Palmi, kiituskiri vene keeles ja tänukiri tegevuse eest kooli õpilasesinduses. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga majanduses ja ettevõtluses. Ta lõpetab kooli hõbemedaliga. Palume lavale ka tema vanemad. Palju õnne, Markus Uda! Markus Rooba, kiituskiri liikumisõpetuses ja tänukiri kooli tehnikameeskonna töö filmifestivali Horisont algatamise ning aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös. Marten Liukonen, kiituskiri liikumisõpetuses. Marten Neeme-Pahk, kiituskiri liikumisõpetuses. Merlin Klemm, kiituskiri inglise keeles ja tänukiri aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös. Mikko Moppel, kiituskiri liikumisõpetuses.
Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga inglise keeles, geograafias, matemaatikas. Ta lõpetab kooli hõbemedaliga. Palume lavale tema vanemad. Palju õnne, Mikko Saukonen! Nelli Marleen Elias. Ragne-Liis Mõttus, kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja tänukiri aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös ja selle eestvedamisel ning kooli sündmuste modereerimise eest. Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga geograafias, füüsikas ja matemaatikas. Ta lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Palume lavale ka tema vanemad. Palju õnne, Raine Rainomäe! Järgmist lõpetajat tunnustame kiituskirjaga inglise keeles, geograafias ja matemaatikas. Ta lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Palume lavale ka tema vanemad. Palju õnne, Rasmus Jürgenson! Ja medaliga lõpetajaid on veel. Tunnustame kiituskirjaga inglise keeles, ühiskonnaõpetuses, geograafias ja liikumisõpetuses. Ta lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Palume lavale tema vanemad. Palju õnne, Raul Ruugla! Rebecca Künnapuu. Romel Vahtra. Romet Kütt. Ronaldo Ollo. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana, tänukiri kooli tehnikameeskonna juhtimise, filmifestivali Horisont algatamise ning aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös ja selle eestvedamisel. Sandra Perillus. Ta on tunnustatud kooli väärtuste kandjana ja täname tänukirjaga Wittgensteini põgenemistoa loomise eest, aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduse töös ja lennutegevuste organiseerimise eest. Seliin Kasakova.
Sten Marten Lepp. Järgmine lõpetaja lõpetab kooli kiituskirjaga geograafias, liikumisõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Ta lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga. Palume lavale tema vanemad. Palju õnne, Sten-Erik Tamme! Taavi Orro. Toni Schwarzstein. Ja viimane lõpetaja, Julia Panassenko. Ta on tunnustatud kooliväärtuste kandjana ja täname tänukirjaga aktiivse vabatahtliku tegevuse eest koolis Ukraina kogukonna toetamisel. Ja täname ka mentoreid. Merik Einma. Liivi Aare. Margo Sootla. Kaidi Aabla. Margit Udam. Kersti Viilup. Sellega on tunnistuste kätteandmine lõppenud, aga head õpilased, enne veel, kui lendate ära. Soovin teile jõudu, jaksu, kannatlikkust ja kindlat meelt, suurt elujanu, nahka paksu ja jääge kindlaks oma eluteel. Palju õnne gümnaasiumi lõpetamise puhul! Järgmisena on teie ees Primade esitluses koolitants ja laul Enne veel kui.
aastaid kannavad tiivad, tugevaks teeb sind kool. Tee ja tuul meid täna siit viivad, igatsust tagasi too. Enne veel, kui lendame ära, vaatame tagasi. Veel üks hetk jääb lapsepõlv maha, siia jääb süda see maja. Järgnevalt palume lavale inimesed, kes tahavad jagada häid soove lõpetajatele. Esimesena palume lavale Paide linnapea Kulla Klein. Head lõpetajad, õpetajad ja lugupeetud lapsevanemad. Hea haridus tagab hea ja elus hakkama saamise. Hariduse väärtustamine algab pisiasjadest, nagu omaenda õpetajate tunnustamine ja tänamine. Valmisolekust toetada sõprade ja lähedaste tunnustamist ja tänamist. Püüdlusi ennast täiendada. Kui teist saavad otsustajad, siis selle eest seismine, et iga taseme haridus oleks kõigile kättesaadav ja kvaliteetne. Samuti hinnatakse teie tutvusringkonna ja võrgustiku järgi. Nii et arendage tutvusi, hoidke oma aadressiraamat elus, kogugem sõpru, uskugem või mitte, aga sõpruse on paratamatu jõud nii elukvaliteedile ja aitab kaasa teie edulugudele. Innustan teid kõiki jätkama kooliteid läbi elu. Olgu siis see akadeemiline või töises mõttes. Õiged väärtused kannavad meid läbi elu ning aitavad saada üle igasugustest raskustest. Kvaliteetne haridus on alus sellele, et teie elu paremaks muutuks. Iseseisvus, oskus õppida, teha valikuid ning nende eest vastutada on haridustee kavandamise ja edasise tööelu kujundamise eeldus. Hiina filosoof Confucius ütles juba 2500 aastat tagasi, tuleb valida töö, mida te armastate ja te ei pea päevagi tööl käima. Kooliaja lõpp on pöördeline sündmus teie elus. Tänasest nõutakse teilt rohkem kui kunagi varem. Rohkem tegevusvabadust tähendab ka rohkem vastutust oma tuleviku nimel. Vaadake julgelt tulevikku, rääkige kaasa, tegutsege, osalege kõiges selles, mis teie ümber toimub. Ja ärge unustage, kui te tahate midagi juhtuks, siis tehke seda. Ja saatku teid seejuures filosoof Immanuel Kanti sõnad. Olgu sul julgust oma enda mõistust kasutada. Soovin teile päiksepaistelit ja kosutavat suvepuhkust, palju õnne ja elu järgneval eluteel, tuult tiibadesse. Loodame, et peale õpinguid naasete kodulinna Paide. Ilusat suve teile kõigile! Ma paluks siia lavale koolijuhi ja kõik 6 mentorit.
hindamatu panuse eest Paide gümnaasiumi ja nende siis noorte elusse, mis te olete panustanud. Aitäh! Armsad lõpetajad, mina pöördun ja väljendades nii kõikide mentorite soovi, pöörduksin teie poole sellise ladinakeelse sententsina, et per aspera ad astra, läbi raskuste tähtede poole. Kui te vaatate taevasse, siis need tähed tunduvad nii kaugel olevat. Aga kui te väga-väga soovite, siis need tähed saavad teile kättesaadavaks. Ja me soovime, et te kõik saaksite oma unistuste tähe või unistuste tähed kätte. Aitäh teile kõigile! Järgmisena kõneleb lapsevanemate eest Margit Udam. Lugupeetud lapsevanemad, kolleegid, külalised ja muidugi meie armsad päevakangelased, Paide gümnaasiumi 5. lend. Kui ma ausalt ütlen, siis on mul siin seista ääretult suur au ja ma olen teile väga tänulik, et te selle ettepaneku tegite. Head noored! See on tegelikult olnud vägev ralli, mida te 3 aastat koos sõitsite. Ma sain seda tagaajamist jälgida kõrvalt nii lapsevanemana kui koolipere liikmena. Selle 3 aasta jooksul on olnud pikki sirgeid ja rahulikku looklemist, hüpekaid, kokkupõrkeid, kummivilinat ja järske kiirendusi. Ning mõnikord olid rehvid täiesti tühjad ja auto ei liikunud paigast. Õnneks seda viimast juhtus väga harva. Tegelikult ma ei ole siia rääkima tulnud Paide rallist loomulikult ja oma mõistukõnega soovin ma hoopis öelda, et Paide gümnaasiumi 5. lennul oli ambitsiooni, kirge ja elulusti. Te ei soovinud leppida keskpärasusega, vaid pingutasite tulemuste nimel nii õppetöös kui klassivälistes tegevustes. Võtsite riske, seisite oma tõekspidamiste eest, põhjendasite väga kirglikult oma seisukohti ja rallirajana kasutasite kooli poolt pakutavat maksimaalselt. Oli vägev sõit. Aga maksimumtuuridel toimuvat sõitu aitasid ohjes hoida õpetajad, kes vajadusel tõstsid ka kollase lipu, andsid head nõu, kuidas masinamootorit säästa nii, et saavutada maksimaalne parim tulemus. Suur tänu teile, kallid õpetajad, et rallil silma peal hoidsite ja vajadusel pidurit tõmbasite ning seda juhtus küll harva, aga kraavist ka välja aitasite. Teie toetus on olnud hindamatu. Aitäh teile!
Lapsevanemana olen ma selle sõidu üle tohutult uhke ja mu süda tahab rõõmust lõhkeda. Ja ma tunnistan täiesti ausalt, et ma olen viimastel kuudel pisaraid valanud. Need on tegelikult kurbuse kui rõõmupisarad. Midagi ju ei ole parata. Lapsed kasvavad suureks ja lahkuvad kodust. Aga teate, kui raske on lahti lasta. Ja ma usun, et kõik emad on sellega nõus. Ei ole vahet, kas kooli lõpetab pere esimene, teine või kolmas laps. Igal juhul tähendab see mingi eluperioodi lõppu ja muutusi. Muutustega tuleb lihtsalt paratamatult leppida. Head lapsevanemad, te vaid vaadake, teil on suurepärased lapsed. Nad on imeilusad, nad on targad. Öeldakse, et inimesel on kõige rohkem teadmisi gümnaasiumi lõpus. Ja armsad noored, nende teadmistega kihutage nüüd uutele ralliradadele, kus ei ole kohta keskpärasusel, vaid on tahe pingutada ja õppida, et saada oma erialal parimaks. Loomulikult soovitan ma vahel teha teil ka poksipeatusi, et puhata ning õli ja piduriklotse vahetada. Aga kõige olulisem, sõitke turvaliselt, teistele viga tegemata. Te olete mulle väga kallid. Elagu Paide gümnaasiumi 5. lend! Kõnepidamise lõpetavad lõpetajate mentorid Kersti, Margo, Merike, Liivi, Margit ja Kaidi. Et üks asi jäi tõesti tegemata, meil tekkis siin segadust ja me palusime kiiresti uue voice-overi teha. Et üks asi on tegemata ja see on... See oli see piiri aeglaselt mööda, aga ma saan aru, et mis on vaja. Just. Me teeme nüüd seda sekki ära. Võtame käest kinni ja teeme nüüd kummarduse. Aitäh teile! Nüüd, kus aktus on jõudmas lõpusirgele, võtavad sõna meie enda lõpetajad. Tere, Paide gümnaasium kuuleb. Selliste soojade sõnadega avas Ene mulle igapäevaselt ukse, kui olin jooksmisest poolhigisena koolimaja ette jõudnud. Magamine sai äratuskellast jälle võitu. Siiski nüüd lõpuaktusel tahaksin Margole ja Kerstile mainida. Minu hilinemised jäid siiski 15 minuti piiridesse, ehk tegu oli akadeemilise hilinemisega. Nagu te täna siin näete, ei ole me jaotatud klassikaliselt õpperühmade järgi, sest priimas ei ole 2, vaid 1 ühine lend ühes suures majas. Nagu igas suures perekonnas on olnud ka meie lennus omavahelisi kraaksumisi. Kuid need pole kunagi olnud sellised, mis meid lahutaks. Ja me ei ole lennuga ainult omavahel kraaksunud, vaid oleme pidanud maadlused ka meie armsate pedagoogidega. Jah, ma räägin teist õpetajad. Meie maadlused on omavahel mõnikord läinud isegi nii tuliseks, et olete pidanud lõpetama tunni, et ennast säästa. Oleme võitnud, oleme kaotanud ja kindla peale oleme teie närvirakke närinud. Õpetajad, me olime noored ja rumalad,
andke meile palun andeks. Meie gümnaasiumi aastad on olnud täis naeru ja pisaraid. Oleme kolme aastaga üksteisega nii lähedaks saanud, mõttest, et me hakkame nüüd üksteisest lahku kasvama, on kuradima raske lahti lasta. Oleme ju koos läbinud ühiseid tõuse ja mõõne. Ja ma ei pea nende tõusude all silmas meie lennu legendaarset trippi Ida-Virumaa tuhamägedesse, vaid reaalseid katsumisi, millega oleme pidanud silmitsi seisma. Oleme lahendanud ehanõmedaid integraale, vastu pidanud Virgo lobapidamatusele ning kannatanud Liivi kajakapurskaid. See kõik ei ole meil lihtsalt meelelahutuse allikaks olnud, vaid me oleme sellest väga palju õppinud ja kindlasti võtame siit endaga midagi kaasa. Viimase 3 aastaga oleme saanud kõvasti tunda põrumist ja kukkunud väga kõrgelt ja korralikult. Aitäh, õpetajad, et olete andnud meile säärase kogemuse. Saades matemaatikas jälle käputäis punkte või järjekordselt füüsikatöödes tunda põrumistunnet. Ei, me ei ole peale sellist kukkumist hakanud korrektselt õppima, vaid meil on olnud selleks alati teised viisid. Kas proovinud Moonikat nii hääveini kui ka kommidega moosida, et saada arvestus, või Hillerile hoopis esitanud klassikaaslase töö väites, et see kuulub sulle. Seda viimast ei ole just kõik meist praktiseerinud, aga mõned meist on äärmuslikes olukordades sellist taktikat kasutanud. Kavalus võidab, sorry Hiller. Ühes oma laulus otsib Tanel Padar õnnevalemit. Ma usun, et ma võin kõigi meie nimel öelda, et me oleme selle leidnud. Õnnevalem on olla osa Paide gümnaasiumist. Aga enne veel, kui lendame ära, annaksime koolile üle pleedid, et ka kõige külmematel hetkedel oleks tunda meie soojust. Meie jääme sind igatsema, armas kool. Loodame, et sina ka meid. Aga nüüd vaatame pisut lähemalt, kuidas meie viimased koolipäevad möödusid. Aitäh! Armas koolipere, lapsevanemad ning eriti meie lõpetajad. Otsige taskust välja salvrätik ning meenutan veel üheskoos meie 3 aastat Paide gümnaasiumis. Mis seal siis on? Mida Vegane õpetab? Kõigepealt ta õpetab seda, et ainult südamega näed kõige paremini, tunned kõige paremini. Nii, täna on meil siis nii-öelda viimane ületund ja üle räägime ka siis oma väiksest raamatust mingeid mõtteid, et kuidas me siis täna kirjutame endale kirja, mis me siis Ülle väidete järgi saame aastakirjun kätte, et siin siis kirjas tuleb meil kirjutada siis enda kohta, mis me siis aasta pärast ise endalt soovime, mis me tahame, et me saavutanud olema ja kuhu me siis edasi arenenud oleme. No võiks alustada juba sellest, et viimane koolikell on läbi. Te ei kujuta ette seda kohta. Millised priimad on? Kihvtid, noored, särasilmsed, hästi kokkuhoidvad, hästi tegusad. Kui öeldakse, et silm peab särama, siis tõepoolest silmad säravad. Ja kui vahel teadmised ei tulegi nii palju järgi, siis tegutsemislust ja tahtmine osaleda on alati olemas ja minu meelest hästi mõnus oli see,
alati oli keegi, kes mõtles suga kaasa. See tegemine, just see ühtehoidmine ja sõbralikkus, kindlasti ääretu sõbralikkus ja õpetaja hoidmine. Mina pean ütlema küll, et selle lennupriimad on mind ikka väga-väga hoidnud. Et suur-suur aitäh! Väga meeldivad inimesed, noored inimesed. Võib-olla kõige meeldivamad. Ja teie puhul oli suurepärane see, et ma võisin ükskõik mida teile ette sööta ja te olite alati 100% nõus seda kõike kaasa tegema. Eks nad on ikka edumeelsed kõik ja edasipüüdlikud. Aga peab arvestama sellega, et palju oli kohustuslikku siin koolis. Ja valikuid oli vähe, aga nüüd hakkab vastupidi olema. Et kohustusi jääb vähemaks, moraalsed kohustused jäävad muidugi. Aga valikuvabadus on nüüd suurem. Nii et sooviks ikka õigeid ja õnnestunud valikuid kõigile. Minu lemmikmälestus priimadest on ristimine ja siis, kui te olite tertjad ja hipid ja õppisime koos teie ristimise laulu ja see, kuidas te kõige sellega toime tulite ja erinevad emotsioonid, mis sellega seotud oli, et see võib-olla on tänaseni lemmikmälestus ja võib-olla siis see tänane teie see viimane koolikell on teine lemmikmälestus, et see, millised te täna olite, väga tore. Kameramees. Ma tahaks tegelikult palju asju teile öelda, aga ma enamus ütlesin teile ikkagi täna ära, aga ma tahan teile kaasa anda võib-olla selle mõtte, et iga inimene annab endast igal hetkel parima ja ole alati heatahtlik, sa ei tea kunagi, mida teine inimene läbi elab, enne kui sa ei ole temaga rääkinud ja võib-olla sa ei saagi teada, aga heatahtlik tasub alati olla. Väga šik. Ema püksid jalas või? Need või? Sa teed omast nalja või? Palun Merlin, parim, mis ma suudan. Kui kooliaasta algas, siis ma olin hästi põnevel, et mis saama hakkab. Te olete olnud esiteks minu esimene mentor.
magasin sisse. Hästi ägedad noored, loosiga võetud teiega jackpot. Teiseks, me oleme koos nii palju teinud. Te olete olnud ägedad vestluspartnerid, asjade algatajad, kaasarääkijad. Me oleme käinud teiega kõrgustes turnimas, me oleme käinud lumelaua ja mäesuuskadega sõitmas. Me oleme käinud koos isegi saunas ja basseinis, ekskursioonidel, muuseumites, sõitnud kaevandustes. Me oleme metsas matkanud, parve peal sõitnud, et hästi palju ägedaid asju koos teinud. Ma arvan, need mälestused jäävad alati minuga. Mis ma tahaks, et kui te nüüd kooli ära lõpetate, Paide gümnaasiumi ära lõpetate, ma tahaks, et kõik need mälestused, mis te siit kaasa võtaksite, et need mälestused oleksid head, et nad aitaksid teid teie edasisel eluteel. Ja võib-olla mis kõige rohkem on see, et te oskaksite teha õigeid valikuid. Kui juhtubki nii, et see valik ei ole olnud kõige õigem, et siis te oskaksite loobuda, edasi minna või astuda õigeid samme, et järgmised valikud oleksid paremad ja te oleksite rahul. Aga võib-olla kõige olulisem on see, et millised inimesed te olete oma tulevases elus. Millised inimesed te olete oma kodus, elukaaslastena, emade, isadena, terve oma perega. Millised olete te oma tulevastes töökollektiivides, millised töötajad või ülemused te olete. Võib-olla keegi teist tuleb tagasi siia kooli õpetajaks ja ma usun, et teist tuleks suurepärased kolleegid meile. Ja ma tõesti loodan, et teie unistused saavad teoks ja meie kool on andnud teie unistustele tiivad. Elisa Kevini kohta ütles, et sa oled ikka kuradi kõva vend, et sa minu sugusega ennast sidu julged. Ja Kevin ütles, et sa oled üle 18 või. Kevin ütles, et Elisa, sa oled minu bitch. Ma alustan uuesti, tohib. Tänaste priimade juures mulle meeldib kõige rohkem see, et nad on meid pannud siin juhtkonnana mõtlema, et kuidas kooli teha ja andnud meile ideid ja mõtteid, mismoodi edaspidi veel paremini kooli teha. Te olete pannud meid tunnetama, millised on kooli piirid väga heas mõttes ja pannud meid mõtlema enda väärtuste ja suhtumiste ja külalisi selles sugumus, keda paluti mitte ette lugeda, sellepärast, et nüüd läheks nimekiri liiga pikaks. Aga tere tulemast siia, 27. aprillil oleme kogunud Paide kõige suuremat armastust näinud hoonesse. On armastus tihtipeale pime. Ma soovin teile jõudu ja vastupidavust ja innukust oma otsustes ja valikutes ja unistustes minna kas või läbi halli kivi. Et ärge jääge pidama, kui tuleb esimene ei, ega võib-olla isegi 10 ei. Ilus perekond.
mida ma tahaksin soovida, on see koht, et räägitakse, et unista. Ja unistused täituvad. Mina lisaksin sinna juurde, mitte ainult unista, vaid tee unistusest tahtmise enda jaoks, mida sa tahad. Te millest unistad, mida sa tahad. Võtke kaasa oma ühtehoidmistunne, õlatunne, et kui te saate kokku ka 10 aasta pärast, 5 aasta pärast olete te veel laiali, aga 10 aasta pärast, kui te saate kokku, siis kui te tähistate nii-öelda 10 aastat lõpetamisest, siis olge sama sõbralikud, sama kokkuhoidvad ja toetavad üksteise suhtes. Ja praeguseks kõigil teil on, seda ma olen teile öelnud ka, variant A, B, C ja hea, kui veel ka D taskus on. Et keegi ei jää kuskile norutama, kui kuskile ei saa, kuskile ikka saab. Pea püsti ja olge tublid. Ma olen väga rõõmus, et ma sattusin just siia 5. lendu, sellepärast, et need inimesed siin on olnud ühed kõige südamlikumad ja kokkuhoidvamad inimesed, keda ma tean. Ja tänu sellele oleme me kõigist raskustest koos üle saanud. Kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki oma lennukaaslasi ning õpetajaid, kes on olnud väga toetavad ning mulle on väga hästi jäänud meelde, kuidas Liina Kersna ütles oma loengus, et võtke kõik pakkumised, mis sulle tehakse vastu, sest siis, kui sina oled valmis jah ütlema, ei pruugi nemad enam sind tahta. Kallid lennukaaslased, jälgige enda unistusi, tulge välja enda mugavustsoonist ning võtke vastu erinevaid väljakutseid ja lihtsalt nautige seda, mis elu teile pakkuda on. Ma arvan, et erilisus ongi see, mis võib-olla viib elus kõige rohkem edasi. Et kui teie unistus või eesmärk tundub kellelegi teisele väga loll, või justkui arusaamatu, siis ärge jätke seda mitte kunagi sellepärast täitmata. Et kõige edukamad inimesed ongi just need, kellel on teistest erinev mõttemaailm ja kes võib-olla ei ela elu nii, nagu iga teine Harju keskmine seda teeb. Meil on olnud kõik koos väga toredad 3 aastat siin gümnaasiumis. Ja olete kõik tõesti väga südamesse pugenud, ajad on olnud toredad ja ma loodan, et kui ma ei näe mitte lähiajal, siis aasta, 5 või hoopis 10 või 20 aasta pärast klassi kokkutulekutel kõik peate sinna tulema, peame minema. Ning ma loodan, et selleks ajaks on kõik täitnud oma unistused või eesmärgid, mis neil on kas siis juba praegu või siis tulevikus tekkinud. Jah, ma armastan teid kõiki lihtsalt. Väga tore. Ühel päeval, kunagi kauges tulevikus, istume me oma laste ja lastelastega pildiraamatu ees ja jutustame igasuguseid lugusid ja asju, mis meil siin koolis toimunud on ja juhtunud on ja mis me kõik korda saatsime. Ja igaüks räägib oma lähedastest, keda nad siin leidsid ja sõpradest ja me oleme lihtsalt väga tänulikud ja õnnelikud. Kuule, aga tegelikult ütlen ausalt sulle, et mina võtan kaasa kogu oma veedetud aja ja kõik need mälestused, mis sellega on kaasnemas siin. Mis mälestused sul on? No kõik igasugused, kui oma lollusi sai tehtud ja vahest sai õpitud ja vahest sai kodutööd tegemata ja vahest sai mates mitte arvestatud. No Rommel ütles ka juba ära, siis mina ütleks ka suht sama. Ma arvan, me kõik võtame kaasa mälestusi, näiteks oma kutseka-aegadest, oma siin koolis aegadest. Me saime siin koolis küll natuke vähe olla, aga samas kutseka-aed olid suht OG. Parim mälestus kooli ajast. Ma ei oskagi niimoodi ühte tuua, kõik need päevad olid kuidagi sellised. Kõik olid erilised ja igal päeval tuli mingid sellised uusi mälestusi, aga kindlasti mul jäävad meelde need lõputud saunaõhtud Georgi juures. Ma arvan, et ma võtangi siit koolist kaasa selle, et see oli nagu siuke pere. See ei olnud see ei ole nagu klass, vaid need kõik ongi nagu reaalselt meie sõbrad ja me oleme kõik nagu kõik hästi lähedased. Iga päev, kus ma tulen nagu kooli, on nagu klassivennad mul alati olemas ja nendega iga päev tekibki mingisugune hea mälestus, mingi hetk. Ikkagi päeva lõpuks toob naeratus näole.
nii, nüüd ma loodan, et õpetajad võite kõrvad kinni panna, on ju, seda ei ole vaja kuulda, aga vanas kutsekas, kui me veel seal õppisime 10. klassis, siis meie Champions League'i simulatsioon 10-10-st ülihea. Ja tegime siis niimoodi, et võtsime tahvli puhastusvahu, Taavi tegi mulle vea, Kermo mängis kohtunikku, tõmbas müüri ette joone, tõmbas palli ette joone. Selle suure palliga andsime normaalselt kuuma ja laest kukkus lamp alla. Et ses mõttes on ka selliseid juhtumeid ette tulnud gümnaasiumi ajal. Sa teadvustad endale seda, et nüüd on kõik läbi, enam sa mingite inimestega siit enam kokku ei puutu, aga see ei ole veel kohale jõudnud, et ongi see viimane lõpp ja nüüd lähmegi oma teed. Jah. Ma ütleks, kõige rohkem, mis ma siit gümnaasiumist sain, olid mitte need akadeemilised asjad, mis meil olid, kõik need matemaatika ja füüsika, vaid hoopis suhtlemisoskus. Ainuke asi, mida ma tahan, on reaalselt see, et keegi ei mõtleks, et nad on lõksus kuskil. Et igal ühel on tegelikult väga oma otsus, mida nad teevad ja sa ei peaks tegema midagi, mis sulle nagu ei meeldi. Nii et mu soov olekski see, et kõik teeksid reaalselt seda, mida nad nagu tahavad teha. Nad ei oleks kuskil kinni. Keegi ei käse olla kuskil nagu niimoodi. Ja kui sa vahepeal tunned, et sellele kõrdi probleemidel lõppu ei paista, siis ära muretse, et küll asjad loksuvad ise paika. Nagu. Alati on loksunud. Siiamaani 10 jooksul 3 aastat olnud. Alati midagi kokku loksunud. Ma ei tea, ükskõik, mis ma ei tea, edasi tulevaks täpselt samamoodi lihtsalt. Nüüd sa oled suures maailmas üksi. No. Tähendab, meil on ise sellised inimesed. Yeah. Meil ei ole mingi kuidagi lapsi siin enam, jumal. Me oleme kõik suured. Meil on suured inimesed. Ja võt see ongi kõige tähtsam. Ja need 3 aastat läksid tõesti kui linnutiivul, ja see 3 aastat siin gümnaasiumis ongi justkui algtee meie nii-öelda iseseisvale elule. Ja üks soovitus, mida ma sooviksin teile anda, on kindlasti see, et unistused ei täitu, kui te nende jaoks ei tee tööd. Tegusin vaja ka teha, nii et tegutsege. On väga palju asju, millest võiks rääkida, mis kõik 3 aasta jooksul juhtunud on. Aga eelkõige ma tahaks tänada lapsevanemaid, et nad on kasvatanud nii kihvtid noored, kellega on olnud koos võimalus neid 3 aastat õppida. Võib-olla see kõlab nagu ma oleks väga pensionär juba, aga ikkagi väga kihvtid noored on siin priimaklassis olnud. Õpetajatele ütleks ma nii palju, et teie vastu saab olema väga suur igatsus, sellepärast, et olgu need Liiviaare tunnid, kus ta etendas midagi täiesti ootamatut, Merikese tunnid, kus ta rääkis oma elukogemustest, Ireeni targad nippid eluks või siis kas või võimalus öelda iga päev aitäh Peebule tema maismaatoidu eest. Ja need on kõik olnud nii head võimalused ja nii head kogemused, mis nagu annavad eluks, ma arvan, meile kõigil hästi palju juurde. Ja lõpetajatele ma tahaks öelda nii palju, et muidugi pürgige alati sinna tipu poole, aga kindlasti nautige ka seda teekonda, mida te peate läbima, et sinna tippu lõpuks jõuda, sest ma arvan, et see tipus olemine võib olla väga kihvt tunne, aga ma arvan, et te kõik jääte ikkagi mäletama seda, milline see teekond sinna oli ja kui kasulik see teile kõigile on. Nii et nautige ja lihtsalt elage hetkes. Ega see kool 3 aastaga väga palju niimoodi akadeemilist ei õpetanud, aga mida see kool tegi, oli see, et ta andis platvormi, kust siis inimene, kes tõesti soovib, saaks väga kaugele jõuda, andes talle kõik õiged vahendid, õiged kontaktid, kõik need inimesed, kellega ma kohtusin, kõik projektid, üritused, mida sai korraldada, et nendel on hindamatu väärtus. Ja üks asi, mida ma soovitaks lõpetajatele kindlasti ja võib-olla ka inimestele, kes siin saalis on see, et võtke igast nagu momendist nagu 100% välja, et nagu väärtustage igat momenti. Et ei tea, millal see hetk nagu läbi saab ja sellest saab lihtsalt üks mälestus. See
kõik võib saada lihtsalt ühe laksuga otsa. See on miski, kes ta igavesti. Ja selle kohta on üks väga hea ütlus, mis The Office seriaalist Andy ütles. Oli see, et I wish there was a way to know that you were in the good old days before you actually left them. No nii, noored. Käes on see hetk. Kui meie Kaidiga noored olime, siis oli meil suur unistus saada superstaarideks. Läks nagu läks. Peaaegu, aga me teeme selle täna ära. You simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. You simply the best. Nii, mu kallid noored. Kätte on jõudnud siis see pidulik hetk, kui te kõik pesast lendate. Seiklus teiega koos oli vahva, aga väga vahvad hetked ootavad teid elus ees. Ikka pea püsti, julgelt edasi. Võtke kaasa kõik ilusad mälestused, mis me teile suutsime anda. Ja kindlasti tuleb neid mälestusi veel ja veel. Audentes fortuna juvat. Millises raamatus kirjas, kus